Leningradi järk avati 1975. aastal. Mida küsitakse, kas kiputakse võrdlema seda memoriaali ka teiste memoriaalidega, kus teie turistid on käinud? No küsitakse, et mis siin on olnud varem ja üldiselt kõikidele... Mis selle ansambli mõte on? Sellel. No ikka igavene tulija, igavene mälestus kõikide nende langenud. Kas teile seletati pikalt, milleks on ehitatud? Meile endale või? No, Kiididele? Ja ikka meil on olnud ju mitu õppust ja õppeekskursiooni siia. Ei üllata sugugi, et ei giid ega rahvas kokkuvõttes aru ei saa käesoleva momendi seadest paari. Siin kõigepealt maastik ise mängib ja kasutada ära seda maastikku, kasutada ära seda nii-öelda looduslikku omapära, see oligi võib-olla selle ajendiks, miks see lahendus sellisena sündis. Praegust olemasolevad 2 sümbolit on ansambli üks osa ja praegust me ansamblist kui tervikust muidugi rääkida ei saa. Meil oli rajatud see monumendi idee rohkem inimese sisetunde äratamisele. Et inimene tuleb sinna ansamblist sisse, ta on eraldatud igapäevasest askeldamisest, igapäevastest visuaalsetest piltidest. Ta näeb ainult seda, mida me tahtsime näidata, merd, et inimene oleks merega kontaktis ja 3 visuaalset punkti, igavene tuli, hukkuvad kajakad ja igavesti elu sümboliseeriv ema lapsega. Põhiautorid on meil esimest järjekorrast peale Allan Murdmaa kui arhitekt, kui peaautor Jüri Palm, maalija ja mina skulptor. Ideed ja nende realiseerimine on omavahel niivõrd tihedalt seotud, et on raske nüüd hiljem ära näidata näpuga, et võt selle tegin mina ja selle tegi tema. Aga need omavahel liituvad ja nagu täiendavad üksteist, siis on võimalik ainult koos töötada. Vahet veel öeldes küll, et monument on plakat, et ta peab olema oma teatava niisuguse otsekohese mõjuga ja lakoonilise keelega, aga päriselt ta siiski ei ole, eriti niisugused suuremat sorti ansamblid, nad ei ole siiski ikka plakatid. Me tahtsime vältida seda õõnsat paatoslikkust, mis on kahjuks paljudele monumentidele omane. Ja praegune nii-öelda lahendus, et kus me tahtsime teda lihtsalt lahendada põhiliselt arhitektuursete vahenditega, tähendab kasutada õilsaid materjale, midagi heledat, midagi väga sellist rahulikku. Praegu on mõeldud see valge marmor, et inimene tuleb sinna sisse, ta tunneb ennast läbi selle küllaltki ängistava ja tumeda nii-öelda võitluse tee, et nüüd on ta kagile välja jõudnud. Ja me just meelega tahtsime seda anda nii-öelda ühe siis viimase selle lõpu, nii intensiivse tunde laenguga, kui me seda nagu suudame teha. See on mingisugune siht ja siis see pronkskulptuur, see sümboolika seal, praegu on ta ema ja laps seal, ühesõnaga tuleviku sümbol või elu jätkuvuse sümbol. Me püüame teda teha kuidagi selliselt, et ta ei mõjuks ei konkreetse ema ega konkreetse lapsena, vaid et asetada sellisesse asendisse, kus üks ema last kunagi ei hoia. Kunst ongi see, mis võib-olla suudab säilitada midagi niisugust järjepidavat. Maarjamäel ausalt öeldes me ikka püüame seda silmas pidada küll. Ja inimesed on nagunii erinevad. Ja et suuta neid haarata sellega, mida me seal öelda tahame.